Tere! Veebruar on hoolimise kuu. Hoolides kasvame koos. Hoolimine on väikeste tegude suur jõud. Kuu algas traditsioonilise G5 koolide Tartu rahu aastapäeva tähistamisega Tallinna Reaalkooli monumendi juures, et koos mälestada õpilasi ja õpetajaid, kes langesid vabadussõjas. Tagasi kooli tulid 76. lennuvilistlased, kes rääkisid oma eriala valikutest ja edukast hakkamasaamisest, ülikoolielust ning kirjeldasid argipäeva Eesti Kaitseväes. Avatud uste päev põhikooli lõpetajatele tõi aulasse rohkesti meie koolist huvitatuid. Tutvuti meie kauni koolimaja ja õpikeskkonnaga. Räägiti õppesuundadest ja suunamoodulitest, traditsioonidest, kirevast koolielust gümnaasiumis ning pandi end proovile erinevates töötubades. Koolipere andis taas oma panuse toidupangale, et koos aidata abivajajaid. Kõige noorematele selgitati, mis üldse on toidupank. Õpetati lugu pidama toidust ning selgitati, et annetades ega soe toit ühegi lapse toidulaualt. Tore on tõdeda, et meie kool koos lapsevanematega on toidupangale läbi aastate olnud suur sõber ja toetaja. Me hoolime. Nüüd on aeg vaadata meeleolukaid hetki sõbrapäevast, mida valmistas kooliperele ette 10. A-klass. Mis on, kui olles koos, meil õnnetunde loo. Romantika, romantika. See on romantika. Ei vaiki taga siis, kui päikse kiirdas puhkemas. See on romantika. Südamesse poeb nii siiralt soe kui salasoov. Veebruaris esinesid õpilased edukalt erinevatel ainevõistlustel ja olümpiaadidel, muidugi ka spordis. Olümpiakuul on vast kõige õigem alustada spordiuudistega. Kindlasti. Palun, Anette. Aasta parima jalgratturi tiitli M16 vanuserühmas pälvis 9. B-klassi õpilane Mattias Laur, kes jõudis 2 korral BMX crossirajal lausa Euroopa meistrivõistlustel finaali. Eesti meister kuulitõukes on Konrad Kruuse 9. C-st, kes saavutas Eesti meistrivõistlustel U18 noormeeste vanusegrupis 1. koha ning pälvis ka meistritiitli. Parimaks katse tulemuseks mõõdeti 18.45, mis andis talle mäekõrgusedu konkurentide ees. Ülihea sooritusega on Konrad täitnud kvalifikatsiooninormi ning võistleb edasi juulikuus Itaalias Rietis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel. Eesti meistrivõistlused lauatennises U13 vanuserühmas saavutas 1. koha ja meistritiitli 5. B-klassi õpilane Norman Priisalm. Tallinna koolinoorte meistrivõistlustel saalihokis olid edukad nii meie põhikooli tütarlapsed kui gümnaasiumi neiud. Põhikooli võistkond saavutas 1. koha ning gümnaasiumi tublid võitlejad 2. koha. Jätkame saadet saavutustega ainevõistlustelt ja olümpiaadidelt. Millistes ainetes on meie õpilasi saatnud edu? Edu saadab meid ikka informaatikas. Eesti informaatika olümpiaadil saavutas 9. B-klassi õpilane Mattias Joosep Tammaru 1. koha ning pälvis 1. järgu häkkerpunktide kogumises. Rain Martin Ohlau 12. aast saavutas üldarvestuses 2. koha ning pälvis häkkerpunktide kogumises parima gümnaasiumilõpetaja auhinna järjepideva programmeerimise eest. Rain Martin saavutas ka 3. järgu diplomi üleriigilisel informaatikaolümpiaadil Kobras seenioride rühmas. Prantsuse keele Tallinna piirkonnavoorus C-keelena võistlesid edukad Nele Pajula 12. C-st saavutades 2. koha. 3. kuni 5. kohta jäi jagama 12. B-klassi õpilane Berta Lember. Edukalt esinesid ka Markus Kaspar Kalde 12. A-st ja Maria Hein 12. B-klassist. Kõik võistlejad võistlevad edasi üleriigilises voorus. Emakeele olümpiaadil saavutas 10. A-klassi õpilane Emily Paulus 4. koha ning võistleb edasi üleriigilises lõppvoorus.
muusikaolümpiaadid Tallinna piirkonna voorus osutusid parimateks ja pälvisid eripreemiaid Marietta Elisabel Erm 8. A-st ja Adele Velt 9. A-klassist ning gümnaasiumi arvestuses Pauliina Kütson 12. C-st. Andekad muusikud võistlevad edasi üleriigilises lõppvoorus. Lõpetuseks veel saavutusi kultuuriuudiste vallast. Eesti koorimuusika aastapreemiate galal pälvis laureaadi tiitli aastakoor 2025 tütarlaste koor Musa Mari, kus kandev roll oli meie andekatel lauljatel. Aasta noorkunstnik 2026 on 8. A-klassi õpilane Anna-Sofia Kästik, kes pälvis Ilon Viklandi nimelise noore kunstniku peapreemia, saavutades esimese koha ja 500-eurose preemia. Pidulike aktustega tähistasime ka vabariigi 108. aastapäeva. Ja nüüd jõuame tähtsündmuseni. Vabariigi president Alar Karis tunnustas meie legendaarset kunstiõpetajat Tiina Meerit riikliku Valgetähe 5. klassi teenetemärgiga. Teenetemärk anti üle Rakveres Uku Aru muusikamajas 14. veebruaril. Elagu meie kallis õpetaja! Palju õnne! Tänast saadet jääb lõpetama õpilasesinduse poolt korraldatud Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidu. Iga päev tormad, vahet pidamata, kuni taas märkad, öö ongi käes ja käes. Mõnikord lootus võib puruneda sootuks, kui tunneli lõpus valgust ei näe. Näib, et ei edene ükski idee, sest justkui kuskil alati sõlm on sees. Kui seisad selg vastu seina ja püüad välja pääsu leida, sest siis, kui sõbrad on koos, kõik edeneb.